No tere kõigile, teeme siis täna väikse videotuuri Sauel asuvast üürikorterist, mis on meil kohe-kohe tulemas üüri. Tegu on siis kahetoalise korteriga ja näitame teile täpselt, millega tegu on. Et hetkel olen siin esikus, minu taga on välisuks, maja on täielikult renoveeritud ja võib öelda, et isegi üks parimaid kortermajasid Sauel. Vaatame, kas saame ka trepikoda näidata. Trepikoda on täiesti korralik, et korter asub teisel korrusel. Trepikohast pääseb meil otse elutuppa, millel on ka siis olemas selline asi nagu rõdu. Nagu näete, küttesüsteem on ka täielikult renoveeritud. Ühesõnaga, ma sellest siin rohkem ei peatud, see maja on täielikult renoveeritud. Suures pildis kõik, mis on tehtud, mis saab teha, on tehtud. Et rõdutuppa jääb meil siis söögilaud, diivanilaud, diivan, telekalaud ja kirjutuslaud. Et suures pildis kõik mööbel, mis te siin videos näete, jääb sisse. Rõdu on siis selline klaasitud, ideaalne koht, kus näiteks kuivetada pesu. Sellele viitab ka siin maas asuv pesu kuivetusrest. Ja vaade on siis maja taha, mitte maja ette, mis on ka hea. Et meil maja ees on selline väike tänav, aga maja taga on meil põhimõtteliselt minipargike, võib öelda nii. Vaatame siis ka magamistuppa. Toad ei ole läbikäidavad ja planeering on ka selles mõttes väga mõistlik, et läbikäidavaid tubasid pole, mis inimestele väga ei meeldi. Magamistoas on siis meil voodi. Selle laius peaks olema siin 135 cm hetkel ja selline garderoobi variant. Samuti jääb ka üürniku kasutusse tolmuimeja ning erinevad hantlid. Mida ma esikusi näidanud on meil siin ka selline päris mahukas garderoobi kapp, kus meil on erinevad riiulisüsteemid ja piisavalt ruumi ülariiete hoidmiseks. Liigume siis köögi poole. Et köök on meil ka uus, heas korras ja siin on meil siis suur mahukas külmkapp, kraanikauss, pliit ning ahi. Ja lõpetuseks vaatame ka vannituba, mis on ka nagu see kortergi igas mõttes heas korras. Et siin on meil veetsepott, kraanikauss ja eraldi dušinurk. Vot selline. Ja lisaks ka pesumasin. Samuti töötab meil siis ka fonolukk. Naabrid on vaikselt rahulikud. Üürnikku otsime siis pikemaks ajaks. Saab ka üürida läbi rendini, mis tähendab seda, et üürnik ei pea tagatisraha maksma, aga sinna lisanduvad siis väiksed lisakulud. Vot nii on. Ma loodan, et see video ei jääks kasulik. Kui te tunnete antud üürikorteri vastu huvi, siis olge hea, võtke minuga ühendust. Aitäh vaatamast ja loodan, et see video oli teie jaoks kuidagi kasulik.